Tere! Tere! Minu nimi on Kaisa Ilhe ja minu vastas istub Flo Kasaru. Tere! Taaskord tere tulemast Artist Kukkunud haridusprogrammi raames toimuvale üritusele ja me täna räägime jälle toomikust ja Flo jälle peab rääkima iseendast ja oma remixist või vähemalt nii ta ütles, et ta peab sellest jälle rääkima, sest et ta Tallinnast väidetavalt kogu aeg räägib sellest. Aga nüüd sa oled Tartus ja nemad ju ei tea sellest, mida sa Tallinnas räägid. Aga ma teen siis väikse sissejuhatuse. Flo oli siis üks nendest noortest kunstnikest, kes oli palutud selle Eesti kaasaegse kunstiklassika näituse Möhfui Ökossa Vau Eesti kaasaegse kunstiklassika nendele põhiteostele remake'i või remixi või kommentaari andma. Ja see, millega ta siis see, mida Flo siis välja pakkus, sellega te saate all tutvuda allkorrusel. Seal on video nimega Creative Estonia ja ka siis nagu nii-öelda materiaalsem asi või see purk ise, mis siis on ka siin trükitud on olemas. Kas sa ise tutvustad ennast? Jälle ma pean jälle tutvustama. Kiirelt. Ma ei tea, kes lõpuks on, aga ma enamus teavad, et ma olen Tallinnas Kunstiakadeemias maali bakalaureuse lõpetanud ja siis ma läksin, vahepeal ma olin Berliinis 1 aasta, see oli bakalaureuse 3. kursusel, siis tulin tagasi, siis ma hakkasin rohkem mitte enam maalima, vaid rohkem linnaruumiga ja videotega ja teistes nagu meediumites tegelema. Ja siis ma läksin edasi fotoosakonna magistratuuri, mida ma ei ole nagu fototehniliselt midagi nagu see lõppinud, vaid seal oli pigem kunstiprojektide raames see ülesanded lahendatud. Aga seda ma ei ole tänaseni lõpetanud, et ma olen praegu eksmatrikuleeritud koolist ja teen muid, osalen näitustel ja muudel kunstiprojektidel. Oled päris kunstnik või? Kunstiüliõpilase asemel? Jah. Ma ei tea, mis ma tutvustuseks veel. Ma mõtlesin, et kõige. Et kuidas, ma alustan sellest, et kuidas sa ise selle näitusega rahule jääd, kuhu konteksti sind nagu paluti, et see lõpptulemuselt, kui sa oled nüüd kataloogi jõudnud, sa olid avamisel, sa nägid seda näitust esmakordselt, sa oled kursis juba publiku reaktsioonidega, oled lugenud kataloogi ja näinud nagu tutvud selle kontekstiga natuke. Et kuidas, kas pead seda oluliseks, seda festivali poolt ja programmi poolt tehtud püstitust ja probleemiasetust ja kuidas sa rahule jääd? Ma arvan, üldiselt võttes ma jään rahule. Et kuna ma olen ise nii noor, siis ma ei ole näinud teiste toomikutööd ega rahulmeeletööd kusagil nagu enne. Ja ma ei ole isegi üldse nendega nagu nii väga kursis olnud, sest kui sa oled nagu Pärnus üles kasvanud ja seal keskkooli käinud, siis info nagu kunstiinfo, mis kaasaegses kunstis toimub, ei jõudnud nagu minuni kuidagi sinna. Ja siis sa tuled seal Tallinnasse Kunstiakadeemiasse, siis läheb ka veel aega enne, kui sa saad aru sellest nii-öelda tollel hetkel, mis siis see kaasaegne kunst oli, jõuad nagu selleni. Ja Kaigal ja Luuserit, seda ma olen nagu näinud mujal. Aga need tööd nagu siin all ja see ülesande püstitused teha nagu uued need remake'id või siis kuidas iganes neid nimetada, kommentaare või remixid, siis see mulle iseenesest meeldib.
ja mina võtsin seda ülesannet niimoodi, et ma ei tahtnud teha, sest ma teadsin, kuna see Anna-Stiina töö on tehtud juba varemini tehtud ja ma teadsin, et see on nagu suht üks-ühele võetud see formaat ja ma teadsin kindlasti, et ma ei taha teha sellist tööd, mis töötab ainult nagu et ta on nagu nii seotud võib-olla selle esialgse tööga, mille kommentaaris peaks olema, et ta on nagu selline võib-olla liiga sarnane või kuidagi üks-ühele. Et ma tahtsin pigem sellise töö teha, mis oleks kindlasti rohkem võib-olla iseseisvana töötaks ka ja et ta ei pea ainult nendega kõrvultki olema eksponeeritud, ta ainult siis nagu kuidagi toimib see idee. Vaid minu jaoks oli olulisem, et ta oleks ise ka nagu piisavalt tugev teos. Aga ma tegin praegu küsimus, et kuidas ma näitusega rahule jään, siis... Või see olulisus ja isiklikult või siis hoopis pigem avalikkusele? No selles mõttes isiklikult on see, kuna ma ei ole näinud, siis on neid huvitav neid näha ja ma olen tegelikult siiamaani jõudnud neid sellisest ära lugeda, sest avamine ja kõik muud festivali avamised siis oli kiire ja siis tuli lahkuda ja nüüd ma jõudsin ka niivõrd hilja, et ma ei ole neid lugenud, neid infotekste, et tegelikult peaks siia veel tagasi tulema ja niimoodi, et on üksi, et siin ei ole mingit sündmust ja siis peaks neid lugema. Sest teema on ju põnev ja ma arvan, et lihtsalt see olulise küsimus on, ma ei tea, võib-olla peaks nagu tegelikult teilt küsima, sest ma kujutan ette, et te väga mõnes mõttes naudite seda näitust ja kõike seda, kuidas see praegu see meedias kajastub need, kuna ikka on ju tore, kui tuleb see tähelepanu nagu näitusele ja mitte igasugune tähelepanu ei ole nauditav. Jaa, vaid praegu on pigem olnud neid sellised kiired ja skandaalsed pealkirja välgatused, aga ma arvan, et ehk tuleb nagu hiljem ja neid natuke pikemaid analüüse ka sellele. Et sa ikkagi ootad nagu ka, et see mingi kriitiku analüüsi pilk või see jõuaks ka sinu tööni? Ei, selles mõttes loomulikult see võiks jõuda, see on alati nagu, see on ju see üks väheselt tagasisidesid, mis mina saaks ka nagu nii-öelda professionaalsel tasemel. Üks asi on see, kui mul tulevad kolleegid ja ütlevad väga tore video ja niimoodi, aga kui tuleks ka mingi läbi kriitiku, kes vaatab seda nagu natukene pikemalt analüüsib seda ja kirjutab, siis see oleks alati nagu tore. Sest eriti muud tagasisidet ei saagi nagu ju tegelikult väga muu moel. Okei, lähme siis su teose juurde. Täna oled sina fookuses. Lisaks Toomikule. Kuidas sa siis ise formuleerid seda ikkagi nagu oma teosest või teosest lähtuvalt, et kas ta on remake, remix või kommentaar või midagi veel? Selles mõttes, et ma võib-olla siis pigem ei nimetaks teda remake'iks ja remixiks, sest need võib-olla seovad teda liiga selle Toomikuga kuidagi ära, sest ta on täpselt nagu see, aga ma arvan, et kui ta on nagu kommentaar, võib-olla siis nagu selleks võiks öelda. Sest mul tegelikult paluti ju kommenteerida seda tööd. Ja ma ei tea, kui oluline on see muidugi see nimetus, minu jaoks võib-olla ei ole ka ta veidi on ikkagi vist ikkagi need tähendused mulle tundub ikkagi varieeruvad päriselt. Ma tahtsingi teada, et kuidas sa ise positsioneerid. Et siis seoses sellega, et kui ta on kommentaar ja või kui palju sa nagu said üldse infot või ligipääsu infole enne, kui sa, vaata, kui sa ütlesid, et sa ei ole seda tegelikult näinud originaalis, on ju, siis kuraator pidi sulle kuidagi need mingid olemasolevad informatsiooni sinuni tooma, et sa saaksid üldse selle kommentaari anda, et räägi sellest. Rael Artel toimetas minuni selle Hanno Schwanzi artikli. See, mis on kataloogis, jah? Või magistritöö või? Ma täpselt ei tea, mis seal kataloogis täpselt on. Ma arvan, et pigem see oli see mõtisklemas sintast ja semioosidest. Ei, see oli mingisugune, see oli Toomiku kataloogist tekst. Okei. See on mingi vanem mõte. Vist vanem, ma arvan küll, ja see on ainuke tekst, mis tegelikult toimetas, ma arvan, et ta ei olnud ise ka teinud selle kataloogi jaoks piisavalt palju research, et tal ei olnud need valmis need failid, et ta saaks nagu mulle veel midagi toimetada, siis oli see
mis mõnes mõttes oli nagu võib-olla piisav tekst ka, siis ma sain nagu enda arust üldiselt pihta nagu, mis see umbes oli või nii nagu mina oskan seda tõlgendada, sest kuna ma olen ikkagi niivõrd, ma arvan, noore põlvkonna esindaja, et ma tegelikult ei tea sellest ajastust, millal see töö tehti, ma ei mäleta mitte midagi. 85 sündnud. Jah, 20 aastat tagasi ma olin nagu siis nii-öelda 6-7 aastane, et siis ma tõesti nagu ei mäleta seda konteksti, et kui need poeriiulid, millised nad välja nägid ja milline üldse oli nagu kunstnik siis olla, ma nagu ei tea tegelikult sellest midagi, et ma võin lugeda, aga mu nagu reaalsus võib ikka jõua sinna nagu täpselt kohale. Et siis ma sain lihtsalt ikkagi need paar märksõna, mis seal Hanno Sootsi tekstis oli ka, et andsid mulle selle vihje, et millega või selle tegemist ja mina võtan seda toomikutööd ikkagi nagu et ta kajastati seda olukorda, mis siis oli. Et minu jaoks, ma kujutangi tema töö järgi põhimõtteliselt, võib-olla ma võin öelda, et milline 20 aastat tagasi olla, et mis oli mu kunstnik olla, et siis kui ma võtan selle aluseks, siis ma nagu mõtlesin, et mis siis nagu nüüd on olla ja kuidas see nüüd on. Nii nagu see ülesande püstitus oligi meile ju. Nii, et sa ei olnud, aga toomikul on see õppejõud ka või? Ei ole, et sa ei ole isiklikult sellest teadest temaga rääkinud? Ma ainult küsisin, mis suurused purgid oled kasutuses ükskord. Teaks kasutada on sama suurused? Ma ei kasutanud sama suurust, ma tegin suurema teadlikult ka, aga lihtsalt info mõttes, et mis ta nagu olid, et kuna pildi pealt oli raske aru saada, et mis suurus see on. Okay. Ja siis sa tõite tänapäeva, nagu sa ütlesid, ja enda, et ja siis ühesõnaga, sa teadsid, olid lugenud seda konteksti kohta, sa teadsid enam-vähem, milline ta võis välja näha ja siis sa teadsid kogu seda nagu müüdi osa, seda mis meedia kaudu on meieni jõudnud. Et see on nagu päris hulk materjali, et me pärast nagu liigume ka selle poole, mida võib-olla teised su videos näevad, aga mida sa praegu ise esile tood, et mille sa siis nagu fookusesse tõid? No, põhimõtteliselt oligi ju see väga lihtsad asjad, et siis milline see töö, kui ta kajastas seda oma aega, et see oli see oluline punkt ja pluss kogu see 20 aastat, mis see töö on nagu teinud ja meedia ja kuidas nagu sellest negatiivsest tööst on tegelikult ja kuidas see kunstikuvand on nagu loodud nüüd, et kuidas need inimesed, kes on nagu kunstikauged, et kuidas nad teavad seda mingeid mahlakamaid nii-öelda fakte sellest toomikutööst ja kuidas see toomiku nimi ja siis see materjal, mida ta kasutas oma töös, et need on nagu nii laialt levinud, et siis põhimõtteliselt need kaks fakti olid nagu olulised. Ja seda ma nagu kaudselt või otseselt siis nagu selle oma tööga nii-öelda väljendangi. Et kas sa nagu tajud või adud seda vastutust, et kui seda, see on nagu seda peetakse üheks Eesti kaasaegse kunsti kõige kurikuulsamaks teoseks ja neid remikse justkui on ja need on seal arhiivis nagu välja toodud, aga kuidas üliõpilased on võib-olla seoses koolitööga midagi teinud, seda infot liigub, aga esimene selline või esimene, aga sinu vastutus seda teemat käsitledes või mingid pinged või? Selles mõttes mul ei ole otseselt suuri pingeid ja traumasid ja häireid, et siis kui ma sain aru, et mis ma tahan teha ja see idee tekkis, siis ma olin nagu rahul, et okei, ma teen selle ära ja see töötab ja nagu, et ma ei vaevanud pead ja ma ei tahtnudki olla nagu see, et ma mõtlen nii väga sellele toomikule, et ma pigem nagu mõtlesin sealt natukene kuidagi edasi, et ma arvan sellepärast, ma ei ole kuidagi nii tema ahelas nagu kuidagi kinni ka, et ma pigem nagu ma ei tea, et see, kuidas ma seda tööd nüüd korra nagu ühel loengul
esitlesin, noh lihtsalt see ongi see, et kuidagi noh, see loomemajanduse ja kogu selle nagu konteksti raames, et ta töötab ka nagu täiesti ilma toomikuta ja osad inimesed, kes ei tea üldse võib-olla välismaalased ja muud nagu toomikus, siis noh, neile töötab see töö nagu noh, täiesti iseseisvana ka. Et minu jaoks on võib-olla nagu see noh, võib-olla see on lihtsalt, kuna see on nagu kuidagi puhtam leht on sealt minna, et kuna see toomikut on nii palju, siis ma nagu noh, ta on nii palju, et ma nagu ei noh, ta ei jää kuhugi kinni, noh ta läheb nagu lihtsalt läbi kuidagi kogu see toomik, et noh, see on väga tore ja see kõik on nagu noh, see kiht, siin on tekkinud see nii palju neid nagu infot ja neid kihte ja seda lugusid ja edasiarendused peale, aga noh, nagu äkki see minu asi läheb kuidagi ka nagu võib-olla iseseisvalt ka edasi, et ta ei lähe ainult koos toomikuga kuidagi, võib-olla äkki ta läheb ise ka kuidagi edasi. Et äkki jääb oma elu elama? Jah, äkki, aga noh, ei tea ju. Okei, Video Creative Estonia. Mis me siis nagu näeme, et see algab pihta mingi tüübiga, kes lööb vändaga masina käima ja siis me näeme punast liini, mingit hulka punastes kitlites naistöölisi liini taga ja hulga pitsi ja satsi ja siis purki kukkumas kuskile. Eile Kaire Nurk käsitles Nooruse galeriis ka seda toomiku või seda sama teost. Tema tõi välja ka sellised aspektid, et põhimõtteliselt võib öelda veidi vägivaldselt selle nagu feministliku aspekti, aga samas ma arendan seda natukene edasi. Et keegi, kes kohal ei on, siis ma teen väikse nagu või noh, nagu ümberjutustuse sellest, mida Kaire Nurk välja tõi. Et tal oli olemas algupärane põrandaplaan sellest galeriist, mis galeriis oli, mäletada, Ajaloo Instituut. See oli Eesti näituse seal oli põrandaplaan ja siis need kärgseinad, kuidas oli ruum liigendatud ja et vaataja oli asetatud nagu või toomik oli asetatud vaataja suhtes nagu hästi tsentrisse ja tuli esimene asi, mis nagu teda vaatajat tabas, kui ta uksest sisse tuli. Ja ta pidas seda nagu hästi mehelikuks, Kaire siis, ja seda feministlikku aspekti siis sellest, et Rael justkui võib-olla ka ruumist lähtuvalt on vastupidi seda peitnud, seda sissetulekut kuraatorina. Ja et see justkui üllatab, mitte üllata, aga ta on peidetud ja sa nagu lähened või sisened rahulikult sinna ruumi, et sa ei ole sellega kohe ümbritsetud, vaid et sul on nagu valida. Ja samas kui teist poolt siseneda, siis on kohe rahumeeleda. Tegelikult, noh, ta on mõeldud siiski sealt poolt tavaliselt sisemisest. See on niisugused siseküsimused. Ja siis Kaire tõi välja teise aspekti, et sina nagu peitsid selle purgi sisu ära või et sa tõlgendasid seda tööd nii, et see ei ole oluline, millest kõik räägivad nagu nii, et seal purgi sees on ekskrement, et sa tõid nagu välja mingi teise aspekti, et kas see nagu, võib-olla siis teeks selle esimene selgeks, kas on üldse oluline see feministlik aspekt või ei ole? Sa mõtled feministliku aspekti nende tööliste suhtes või mille ruumi paigutuse suhtes feministlik aspekt või mis? Nende, kõigepealt need naistegelased seal ruumis ja sinu... Seal tehases nii-öelda? Seal tehases videos, jah. Ja siis sina autorina ja sinu valikud, et just näiteks, et sa ka loomemajandust tõlgendad põhimõtteliselt, mida me igal pool loomemajandusest praegu näeme, on kõrvarõngad ja ehted ja
esiplaanil on justkui see kribu-krabu. Ei no, selles mõttes, et mul oli sellega nagu, ma teadsin, et sinna tulevad inimesed, kes hakkavad seda tööd tegema, oluline oli pigem see, et mul on see idee, et on tehas põhimõtteliselt, mis on, töötab selle põhjal, et nad toodavad ainult pealispinda, et sisu seal ei toodeta, sest ka muidu inimesed ja kogu võib-olla üldiselt äkki kapitalism ka liigub kuidagi selles suunas, on hästi kiire ja siis luuakse ainult seda välisfassaadi ja sisu võib-olla luuakse vähem ja tegeletakse vähem. Pigem võib-olla tuuakse mingeid asendust, mingeid teisi kattevarjus mingeid asju välja, millest võib-olla räägitakse, aga sellest mingitest peaprobleemidest ja võib-olla mingist, mis on oluline, et nendest võib-olla räägitakse vähem, et kogu selline pealispinnal töötamine ja vähem selle sisuni jõudmine. Et see oli üks aspekt selle puhul, aga need, et millised töölised valida sinna seda purgi seda pealispinda looma, et see, ma mõtlesin ka sellele, et kas nüüd kogu see feministlik teooria, see, mind tegelikult see ei ole minu jaoks need teemad, millega ma tegelen, et ma lihtsalt pidin sinna panema kedagi tegema, siis ma mõtlesin, kui ma panen sinna mõne mehe ka võib-olla sinna tegema, mis ma oleks võinud teha, aga siis see võib-olla tundub tobe ja siis see näeb veel niisugune tobe naljakas välja, et kui need mehed teevad, võib-olla siis on tähelepanu läheb sellele, et need mehed seal on, ma oleks kartnud seda. Et pigem praegu on selline, et nad on kõik sellises punases kitlis ja nad on lihtsalt selline mass praegu seal, aga see, et see mees on seal alguses, et ma lihtsalt võtsin selle tüüpilise vormi võib-olla, et mehed tavaliselt on need, kes on võib-olla nii nagu on Eestis, et nad juhivad rohkem ja algatavad rohkem mingeid võib-olla asju ja siis naised teevad ja aitavad mehi ja neid realiseerida neid ideid. Et ma lihtsalt kasutasin seda, et seal ei ole mingeid feministlikke tagamõtteid ja seda teemat ma ei pidanud oluliseks selle see ei pea kehakunsti oluliseks nõusum intervjuuseedega feminism praegu jah, need ei ole need teemad. Need ei ole need fookused. Jah, need ei ole need fookused, jah. Samas Toomik ise ütleb oma intervjuus selle kataloogis, et tema jaoks ka sisu ei olnud oluline ja et teda huvitas transformatsiooniprotsess, ühe aine muundumine teiseks ja idealism ehk siis see kunstipiiride kompamine, et oli maalimeediumist ka hästi selleks ajaks enda väitel tüdinenud ja tegeles hoopis idamaiste meditatsioonipraktikatega. Kuna see on Toomiku intervjuu ja mina ei olnud sellega kursis ja mina intervjueerin Toomikut, sest miskipärast, mul oli vahepeal mõte ka alguses, et ma kohtun temaga ja räägin temaga, et mul olid alguses mingid muud ideed ka, aga siis miskipärast Rael, siis kui mul kõik need mõtted olid kuidagi reaalselt et ära veel mine, sest Toomik ei teagi, et ma teen mingi remiksi ja siis, et see oli kõik suur saladus veel ja siis ma ta võttiski selle kirja maha, et ma läheks kohtuks ja räägiks ja võib-olla sealt oleks midagi muud tulnud välja. Et siis ma tegin selle põhjal, mis on see Hanno Soansi tekst, kus minu jaoks tuleb oluliseks ikkagi see, et see sisu, et tema tegeles just selle hästi eksistentsiaalse olukorraga, mis sellel hetkel oligi ja mis oligi tegelikult ainult sisu, sest ta ei teinudki midagi muud, kui lihtsalt oli põhimõtteliselt ja siis okei, see transformatsioon ja see asi, aga samas ta ei tootnud kuidagi midagi lisa, vaid see oli mingi hästi loomulik, mida ta seal esitles kuidagi, mis oli seal sees ja minu jaoks on see ikkagi räägib see asi sisust kuidagi. Aga see, mida mina teen, on see, et ma ei räägi üldse ja ainult katan selle ära. Et see, et Toomik räägib seal intervjuus seda, et ta ka sisust ei rääkinud, siis seda ma ei oska kommenteerida, sest see kuidagi jah. Et mind kõnetas pigem just see, et minu jaoks tema see teos on väga sisuline mõnes mõttes. Mitte mõnes mõttes, vaid paljus mõttes. Okei, aga võtame lihtsalt selle aspekti sellest väiksest repliigist, et ta tegi selle siis, kui ta oli maalimeediumist väga või kunstist üldse suhteliselt tüdinenud ja et
lihtsalt ka isiklik küsimus võib-olla sulle. On sul olnud selliseid perioodi ja kas sellest on sündinud midagi väga viljakat? Ma arvan, ma olen liiga noor selleks, et olla nagu väga tüdinud selles asjas ja kuna ma olen mitte ainult maalinud, vaid ma olen juba nii liikunud nagu erinevatele meediumitele ja minu üks loomus on arvan see ka, et mul ei ole selliseid üht suurt teemat, mida ma kogu aeg teen ja jätkan, vaid et ma alati iga tööga nagu kombin kuidagi erinevaid teemasid ja oleneb, millele ma satun ja mis tundub mulle huvitav ja mis samal ajal kusagil võib-olla toimub ka ümberringi ja mis kusagil hakkab nagu kõrva ja jääb meelde, et selles mõttes ma nii leian nendele asjad, mis on alati nagu huvitavad kuidagi. Et vahepeal oli see värk, kus ma üritasin rohkem seal kuidagi kunstisisest kriitikat võib-olla ja seda nagu ajada ja Raeliga koos kirjutasime mingi artikli, aga see... Või see selle Ants Juske intervjuu? Ja see sama ka, et nagu, siis ma nagu sain sellest üle, ma läksin ka ära vist peale seda Istanbuli ja siis ma nagu sain aru, et tegelikult see ei anna mulle midagi nagu tagasi energiat, vaid see on nagu selline, siseasjade ajamine ja see nagu, ma nägin, et sellega ei jõua nagu väga kuhugi ja see ei paku ainult seal, ma arvan, välispublikule, kes on kunstist nagu võib-olla kaugem, et see, et tahaks, et temale see ei paku nagu infot, et see on lihtsalt, et sa nagu kuidagi tegeled siin tegeleme iseendiga on ju siin kuidagi, et seda kunsti nagu siis, ma ei tea, paremaks või kuidagi selliseks teha. Aga ma otsustasin, et ma enam sellega nagu ei taha või tegele, et pigem on need mingid muud teemad, mis olid nagu, läksid edasi. Nii sa ikkagi jõudsid mingile uuele selgusele? No jaa, ma lihtsalt sellega, et ma nagu ei tegele ja ikkagi need teised teemad olid põnevamad, aga mingid sellist hetke, et mul on kunstis suur tüdimus. Muide, ta oli ka hästi noor, kuidas ta ütles. Aga kui vana ta oli? Ta oli just ka vist lõpetanud, kui ta 92 seda tegi, siis ma saan aru, et ta oli just TK lõpetanud. Et ta põhimõtteliselt üliõpilases. No, ma ei tea, ma nii see selleks. Okei, räägime siis nagu konkreetselt sinust edasi, et see sama pealkiri Creative Estonia videol, et ma sain aru, et sa ei tea tegelikult, et selline pealkiri on olemas juba loomemajandusel, et see on loomemajanduse bränd, mida EAS siis, millega EAS tegeleb ja nende lehekülje nimi ongi Loov Eesti või Creative Estonia. Ja selles mõttes sul oli see trademark ka videos, ma vaatasin, ma ei tea, kas see nüüd on problemaatiline või ei ole, sest ma ka ei tea, aga ma lihtsalt aga lihtsalt sellest, et rääkida loomemajandusest see see tõenäoliselt ei ole sellega kursis, aga see on nagu tehtud aastaid juba mingit suurt kaardistust Eestis, mis valdkonnad kõik sinna alla kuuluvad ja kujutav kunst kuulub ka sinna alla. Ja see on nagu tegelikult kirjandus, muusika, kunst ja kõik see justkui kuulub selle tuumikusse veel või selle nii-öelda mudeltuumikusse. Ehk siis üksik loojast lähtub või elemendist lähtub. Ja seda sa kindlasti tead, et kõik see kultuuritehaste ja kultuurimajade ja loomemajade ja nii edasi formaadid lähevad ka sinna alla. Ja sa ise pead ka Tallinnas ühte sellist maja. Et ühelt poolt, et sa kritiseerid võib-olla mingit osa sellest loomemajandusest, aga teisest küljest sa oled ise nagu sundpositsioonil, et meie kultuuripoliitika on see, või see on see asi, millega nagu kultuuripoliitiliselt tegeletakse, see on see nagu keskkond, kuhu me oleme asetatud või mõnes mõttes, kuhu me oleme sündinud. Ja et sa ju ei saa seda oksa, millel sa ise istud. Sa saad väga hästi aru, mis asi on loov keskkond või just seda maja pidades ja neid praktikaid seal tehes ja aidates teisi nagu ka juba loominguga tegeleda. Räägi natukene sellest majast. Võib-olla räägin enne siis selle oksa peal istumisest. Okay.
selles mõttes ma arvan, et mis võib-olla ka teiste tööde puhul, mis mul on mingid videod, et mis ma arvan, et on hea, on nad siis, kui nad on suhteliselt ambivalentsed, nad räägivad nagu võib-olla mitmel tasandil ja nagu nendega saab nagu erinevates suundades minna, et võib-olla selle tööga on ka, mis on, et ta on, mis mulle endale meeldib, et ta on selle loome majanduse kontekstis ja kui võtta lihtsalt, kui läheb nagu nii-öelda kunstiringkonna sisene inimene sinna, siis ta võib lugeda välja rohkem seda loomemajanduse kriitilist ja ta paneb nagu neid nagu kriitilisemalt, nagu, et ma mõtlen nagu nende suhtes kriitiliselt. Aga kui läheb, ma arvan, tavainimene, kes ei ole selles kunstiskeenes nagu sees kuidagimoodi, siis tema jaoks ma loodan vähemalt, et ta võtab seda pigem sellist nagu kapitalismi kriitikat, et mis loobki nagu väga palju sellist ersatsi ja ebavajalikku ja sellist sitsi-satsi ja ilu ja kõike sellist asja nagu pakendit ja nagu sisu ei looli palju, vaid luuakse vormi, et see on selle vormi ja sisu vahekorral küsimus. Et mulle ei meeldi nagu ka nii-öelda oma nii-öelda kolleege ja kõike neid, see vastandamine vanem ja noorem põlv või kõike see, et see mind ka nagu ei ole minu fookuspunkt nii-öelda. Aga selles mulle meeldib, et see töö nagu kõnetab selles, ikkagi selles formaadis, nagu, et kui need samad oma loomekeskkonna inimesed lähevad sinna, et siis ta nagu viitab nendele ikkagi ja et sest meie hulgas on seda, et luuakse igasugust erinevat seda asja ja seal on palju kriitikat ka, aga ma ei hakka nagu praegu võib-olla ainult sellest rääkima, sest jälle ma pigem tahaks teha nagu rohkem kunstiprojekte, mis kõnetab nagu kõiki, mitte ainult jälle oma loome keskkonna siseselt nagu ja ainult seda nagu arendada. Aga selle majaga seoses võib-olla räägi päris enam-vähem algusest, et said maja ja mis sa siis tegid? Ei, ma ei saanud maja, sest mul ei ole majast mitte midagi seal nagu selles mõttes, seal on suguvõsa on seal ja seal on veel miljon probleemi, nagu suguvõstadega ikka tuleb veel miljon probleemi, ma arvan esile. Aga ma ei teagi, mis seal rääkida on, seal on nagu üks maja, kus mingis osas elavad inimesed ja üks ruum on selline, mille nimi on Tiib, kus on nagu projektiruum ja kus toimuvad kas erinevad projektid või üritused, olenevad kõik nagu tujust ja inspiratsioonist ja ajast ja inimestest ja täiesti spontaanselt nagu tekkivad. Ja meil on üks ruum, kus on residendid praegu resideeruvad, mis on Tarmigani rahastusega, mitte et mina neid rahastan. Ja seal on ka erinevad tegelased juba nagu leiavad ka, nagu teavad, et seal saab ööbida praegu Artishock TV, kes on Tšehhist tegelane, kes tegi ka sellest avamisest, tegi video mitte ülekande, vaid video. Mis see Eesti Artishock? Mitte Eesti Artishock, vaid Tšehhis on üks, kes peab nagu videolugusid teeb üritustest ja kunstnikest ja üldse kultuurist. Nemad on seal ja selles mõttes, et see on selline, lihtsalt seal on maja ja seal on mingil määral nagu ruum ja seal on aed ja ma tean lihtsalt, võime seda valmida, et ma lihtsalt tahan kunagi lähiajal nüüd teha, enne kui sugulased peale tulevad seal Flo Kassaru nimelise maja muuseumi ära. Et jah. Ühte aadress ka. Pelgulinn Pedra 8. Tallinn. Tulge küll. Ja siis, kui on muuseum avatud, siis on kindlasti võimalik tulla külla ametlikult. Ma ei küsi enam neid küsimusi, mis mul siin kirjas on. Ma annan, võib-olla keegi tahab publikust küsida. Kõik, mis teema, mis praegu läbi võetud sai või mingi muu teema, mida üldse puudutab. Mul on küsimus, et kas sa lisasid sellele tööle sellisega sotsiaalkriitilise mõtme? Et kui mina nägin seda, siis mul tuli esimese seosena see pilt, mida tahetakse Eestist kuvada ja selliste lihtsalt inimeste arvel toimus tihti.
et kas sul oli enda ka mõte endas? Ei no selles mõttes, et see sotsiaalkriitilisus on minu arust väga tugevasti sees just selles, mis ma ka enne ütlesin, et luuakse seda pilti. See nagu läheb erinevatele asjadele, projektidele võib see kandada, et luuaksegi mingi pilt Eestist, nagu sa, ma ei tea, mis täpselt, aga luuakse mingisugune pilt või video, mida saadetakse mujale ja see, et Eesti kas, ma ei tea, viie rikkama riigi hulka, et mingid kuvandid ja mõtted ja siis nagu, aga see on nagu pakend, aga samas me ei ole kuhugi jõudnud, ehk seda sisu nagu ei ole seal taga, seal ei ole täpselt seda, kuidas siis nagu jõuda, aga vähemalt nagu on see plakat ja kampaania, see on nagu ilus ja tore ja seda nagu rahvas usub ja läheb nagu selle suunas edasi ja nüüd võib-olla kui see kustub ära, siis mõeldakse uus mingisugune idee ja siis võib-olla unustatakse see nagu sisu ära, ei tegeleta, vaid hakatakse uue vormiga juba, hakatakse seda uut nagu vormi looma ja siis see ei ole nagu muidugi ainult mustvalge, aga seda niimoodi, sest muidugi nad teevad ju tööd ja kõike ja ka, aga mul on lihtsalt tunne ikkagi, et väga palju, ma ei tea, ma olen ikka poliitkriitiliseks ära, aga elatakse nüüd valitsuse aegade nimel, et nad teavad 4 aastat siis on järgmine ja siis on hästi palju seda ka kampaaniat ja kõike seda satsi luua, et jälle uuesti tulla ja siis sinna läheb väga palju seda. Küsin siit edasi selles samas küsimuses, et sa ütled, et valitsused elavad projektipõhiselt, aga kunstnikud elavad ka projektipõhiselt. Sa ise ütlesid ka, et sul ei ole nagu väga konkreetseid teemasid, mida sa käsitled nagu töösse, vaid sa nagu loodki alati või lased ennast nii-öelda hetkeolukorra inspireerida, et oleneb siis pakkumisest või oma mingist impulsist, mis tuleb. Et see tähendab, et nagu kultuurivaldkond on nii instrumentaliseeritud, nii eesmärgipärastatud, et ongi nagu väga konkreetsed projektid, viiakse nullist lõpuni, et see siiski on ka hästi valdkonna kriitika või siis, et sa pigem võtsid selle laia kuvandi, aga tulles tagasi lihtsalt mul tekkis see seos, et mitte otseselt isegi kritiseerida seda projekti kunsti ja projekti kunstnikke, sest et me kõik oleme selles olukorras ja see lihtsalt on niiviisi, et ma arvan selles mõttes, et ikkagi see sama jutt, et kunsti selles mõttes, kuidas ta toimib, ei ole, ta on ka kapitaalne olukord, ta ei ole nagu erinev kui mingi muu, et nii nagu selles videos on ka, et mõeldakse mingisugune idee välja, et hakkame sellist asja tootma ja siis üritame ka seda müüa ja siis ja muudkui toodame, mõtleme mingi asja välja, aga lõpuks see kukub asi kokku võib-olla, kuna seal ei ole sellist ikkagi väga nii-öelda põhjendatud või läbimõeldud kõike struktuuri ja sellist vajalikkust ja kõike seda nagu taga, et siis see kukub nagu see mull läheb nagu lõhki. Et ega seal kunstis on ju nagu samamoodi, et Aga kes selle tegema oleks sa räägid sellest, et keegi struktuuri välja mõtlema, keegi oleks bürokraat, kes see bürokraat on? Ei, sellest vaatama, ma tahtsin ka ise kunagi poliitikasse minna, mõtlesin, et oleks nagu tore ja saaks nagu, paneks nagu asjad nagu, et mis nad seal teevad, et saaks nagu kõik sisuga ka tegeleda, aga mina ei tea lihtsalt see, mis nad seal teevad, seal on nii palju kogu see kompromisside maailm, nagu mis seal tuleb ette, et sa ei saa seda puhast ideed nagu väga raske läbi viia, sellepärast... Aga ikkagi, kes seda tegema peab, selles mõttes, et kes need olema peab, kas need, seesama, et sa rääkisid, et kunstis ka, peaks olema inimesed, kes loovad neid struktuure, ma ei tea, oleks need bürokraadid, kes need olema peaks, et nad peaksid olema lihtsalt bürokraadid või peaksid olema mingid laiad, kas nad peaksid üldse kunstis midagi teada? Ei no see, kes tegeleb kuidagi kunstiloomemajandusega, siis need võiksid küll nagu kunstist ikka ju teada. No väga raske on teha midagi, kui sa ei tea sellest midagi, sellist mehaaniliselt teed ära. Et minu arust nagu asi toimubki siis, kui sa oled võib-olla kuidagi südamega seal ja siis sa nagu tegeled sellega nagu südamest. Ma ei tea, mina teen oma asju lihtsalt nii, et nagu ma tahan midagi väga kuidagi ja siis nagu usinal niimoodi teen ära intuitsiooniga midagi teen ära asjad. Et ma ei tea, seal on nagu seal on lihtsalt kuidagi tihti ka see, et ikkagi enda nagu ellujäämise see küsimus, et see, et nad ikkagi oleksid veel nagu, kui nad ei ole enam nagu ei valitse, siis neil ei ole seda nagu töökohta tihti ja nad peavad palju võhma panema ka sellele, et nad lihtsalt nagu oleksid, püsiksid elus, kuigi võib-olla mingisugused asjad peaksid nagu moonduma. See on võib-olla lihtsalt kuidagi
poliitikute kohta kui ka samas mingisugused loomemajanduses on igasugused liidud ja asjad ka, kes lihtsalt püsivad, on selleks, et nagu püsida, nagu tegutsevad selleks ja kuidagi raha läheb selleks, et oleksid veel midagi elus, aga võib-olla ei pea. Aga sa lõikid praegu ilusti selle sisse, et tegelikult see mehhanism peaks olema liidud. Kus see struktuur on tegelikult olemas, bürokraadid on või olemas. Aga mis siis ei toimi? No, selles mõttes, et ma ei tea, ma arvan, et mina ei kuulu. Ma olen nüüd, et äkki ja selles mõttes, et... Astud? Nii, mõte oli äkki. Astud Tartu mõistab liidu. Aga kas nii saab, et tuleb teisest linnast, et siis astud? Jaa, muidugi. Aga mis see annab, kui astud? See on siuke tavaks. Kirjalik ei osata tavaks. Ma ei tea üldse, praegu läheb see kunstnike liidu jutuks, mis oli seal selle Kukkunuti festivalil ka see, ma ei ole selles, kuna ma ise kunstnik, siis kuidagi kogu see süsteemi värk, nagu see on jälle kuidagi nii suur teema, mida nagu, ma ei tea, et see, et kuidas seda täpselt nagu lahendada, seda nagu valemitu ka ei ole. Aga ma ei tea, kui liitu, seal oli mingid hüved veel, miks ma mõtlesin, et võiks liitu astuda. Sa oled näitust saad tasuta? Kõikidel on sama, et siin saad tasuta. Ei saa, Tallinna kunstikonnas ei saa. Kunstikonnas ei saa, liidu liikmed tasuta sisse. Seal ei saa keegi tasuta sisse, ma niisugune tunne. Ma näen. Kas Tallinnasse jõuab see Artist Kukkunud festival või? Räägitakse sellest? See, ma tean, et kui ma koolis olin seal, see on fotoosakond ja siis seal tudengid küll käisid siin kuulamas mingit tooki ja tulid tunni raames siia. Neid tuleb päris mitu ekskursiooni. Ja. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen kuulnud, et sama selle Varguse ja selle Toomikuga jälle, et on nii palju lehtedes. Siis kõlab umbes niiviisi, et ei viitsi seda sitta lahata või midagi. Mul tundub ju, et mingi tüdimus on pigem või et sellega ei viitsi üldse intellektuaalselt tegeleda, et vastupidi jälle nagu mingi festivali ambitsioonile, et võiks sellest rääkida jälle, aga tundub, et on mingid jälle meeleolud, kes ei viitsigi sellega üldse tegeleda või siis on tõesti juba see sellest teemast tahaks nii üle juba olla või distantseeritud saada, et oskad kommenteerida. Sa ise samamoodi, et sa tahad hoopis nagu olles ise siis selle kommenteerija positsioonil. See oli mitu küsimus seal, selles mõttes, et nagu see, kellega mina seal suhtlen või on, et nendel nagu ei ole sellest kuidagi kopp või et see ei ole nagu probleem olnud, pigem on olnud see, et nad ei ole veel jõudnud siia näitusele, mida nad on tahtnud teha nagu. See, keda ma tean. Selles, kuna see on alles, ma arvan, nii alguses ja see ei ole nagu nii, näitus pole veel läbi, siis on ju ka võib-olla liiga vara veel mingeid selliseid, mingeid otsuseid või selliseid asju veel vastu võtta. Ja kuna ei ole ka väga sellist ju, Sirbis pole artiklit ilmunud nii-öelda, selles mõttes, siis on ju ka vara. Võib-olla keegi ei tahagi seda vastutust ka võtta, et nad seda kirjutada, ma ei tea. Et see siis ka on suur asi läbi närida või seedida. Sest Anno muidugi ütleb seda kõike juba väga hästi selles kataloogi tegemisel ja võib-olla ka siis mingites eelnevates, aga tema on ka ainus, kes on nagu magistritöö tasemel sellega tegelema, sellega ei ole tegelenud mitte keegi ja nüüd see töö siiski ostetakse ära Tartu Kunstimuuseumi kogudesse. Et see saab nagu ametlikult osaks Eesti kaasasemist ajaloost, et nii-öelda legitimiseeritakse, et sellega nagu võiks tegeleda. See on selline mitmeosaga asi, see Varguse selline, et sellest on nagu villandus tuleneb sellest, et on pidanud selle nagu üle elama mingis mõttes. Aga mulle tundub, et see proovija, et ma ei tea, minu positsioon selle töö suhtes on see, et sorry, see on lihtsalt üks töö. Et ma saan aru,
räägime sellest, kuidas kogu kaasa purki situmine, siis selle tööga on selle ikkagi väga vähe pistmist. Et noh, mingis mõttes on see see teie aktsioon kahtlemata nagu aktualiseerib jälle selle ja ma kahtlustan, või loodan, et väga paljud saavad tõesti aru, et see töö oligi päriselt olemas, et see ei ole lihtsalt kõnekäend ja et selle oli isegi autor ja nii edasi. Vahepeal isegi hobi korras tegelevad sellega, et püstitada küsimus, kas see töö üldse eksisteeris. Noh, okei, natuke projekti üks läbi, et väga rõttu võtsite selle, et on vaja ikka tõestada, et see töö oligi olemas. Et mingis mõttes on see äärmiselt ebahuvitav töö. Seda kommenteerida? Ei, te nagu ainult... Ei, ma lihtsalt nagu püüdis nagu aru saada sellest nagu varglasprogrammist või sellest nagu, et... Ei, ma tean, et Vargla on tekstit tellinud juba, et see on ka, et... Jaa, ei, mis kui mitte sellest, ei, kindlasti saab, selles ei ole nagu küsimust, aga lihtsalt nagu, aga pidades siin mitte ainult nagu seda toomikutööd või teisi, siis toomik on lihtsalt kõik skandaalsed, aga siis on need lipud ja kaiglailad, et ütleme ka nende Kaire loendute näol, see toomikutöös on kui menetud tähelepanu, ma ei üldse kindel, et seda väärib ka selle näituse kontekstis. Muidugi ma näiteks vastu, mina ei arva, et toomik kõige skandaalne. Ma arvan, et mehed tunduvalt skandaalsed. See oli esimene mingi filmasi. See oli tunduvalt tõsinem, nagu oli rahumeelega see situatsioon, et see on kui toomik. Kas skandaalsed on tõenäoliselt, et toomikutöös sai otsa mõttes kõnekäend. Kõik me ei mäleta, et on keegi väljas kommunismi näinud. Mis just mäletavad? Minu vanaisana on see väga õigest. No, see räägib mingitel patriotide vajas ikka see sita väga. Mitte kui purgis. Kas on Floole teil küsimusi? Mul on. Okei. Kaks küsimust. Kas sa oleksid teiste klassikute tõlgendamisega ka olnud nõus? Näiteks meile ka ei kalju. Kui sa oled fokustud nende tõlgendamisega? Ma arvan, et küll, kuna see oli täpselt see hetk lihtsalt, see oli ajastuselt, et oli see Köölevi näitus oli olnud ja mul oli vaba hetk, ma ei olnud mingid muid projekte selles mõttes, et ma arvan, et see ma oleks kindlasti mõelnud selle peale, et ja siis et ma ei oleks nagu kohe ei kindlasti olnud, ma arvan, ma oleks küll läinud selle nendega ka edasi. See meile nagu, et ükski teema selles mõttes ei oleks nagu ülleks ei tahaks tegemise. Mis näiteks ei oleks... Ei, nad ei ole vastu meelsed. Korraks isegi seal meele puhul minu just käisid ühe variandina nagu nii-öelda ettevalmistuses veel läbi, et need samad monumenditööd, millega sa oled seotud. Varem sa oled selle teemaga ka patriotismi, poliitika ja monumentidega tegelenud, et... Ma arvan, et see oleks ka läinud. Mul on nüüd 2 küsimust. Esimene on see, et nagu meil tegelikult oli need töid, mida siia näitusele näiteks filmijoostus, mida meil natuke veel Raali kindlasti peas veel rohkem. Kas sina oleksid, mis töö oleksid sina nagu siia selle 4. No, see on jälle see, et kuna mina tulin nii-öelda kaasaegse kunsti või olin teadlik sellist mingi alates 2005-2006, aga need on mingi 92, et selles mõttes, et noh. Ja kunsti ajal nagu kaasaegselt neid asju ei õpetata. No selles mõttes, et ega ei jõua väga sinna lõppu välja küll nagu koolis ka ja noh, 90-ndatel 20 aastat tagasi, mis on veel mingid asjad. Noh, ma tean, kuna ma siis siseinfona tean, et Rael rääkis mingisugusest Arraku maalist või midagi sellist ka äkki.
aga noh, mul ei ole jälle mingit sellist tööd, mis oleks minu jaoks oluline mingit sellest ajast nagu, mida nüüd siia siis nagu küll, selles mõttes on iga vastus. Okei, teine küsimus, et see on mõnes selle peale, et see oleks jube hea loomemajanduslik projekt, et hakatagi tooma neid purke ja müüma. Ei no, see võiks täiesti selles mõttes, noh, see video ja see selles mõttes on sellest, et tehakse tänapäeval, kui on paljudel ei ole võib-olla tööd ja siis mõeldakse välja igasuguseid firmasid on tegelikult ju olemas, mis teevad väga palju absurdseid asju. Et tegelikult see video, noh, see põhimõtteliselt on see, et noh, võiks olla selline tehas nagu nii-öelda nagu eksisteeriks ja ma arvan, et see purk iseenesest, kui lõpptulemus on, see on noh. Just nimelt, ma mõtlengi, et see töötas minu arust väga hästi. Ja, et selles mõttes, et kui ma seda ka tegin, ma nagu sain Abakanist neid tilulilusid sinna peale ka ja siis nemad tahtsid ka seda nagu videot nagu oma kodulehele, et teised naised saaksid nagu ideid sealt, kuidas teha nagu ilusaid asju, et selles mõttes, et noh, see nagu ma arvan, et müüks küll hästi ja aga ma ei tea, kui kaua jälle, sest ma arvan, et ta nagu kukuks ikkagi kokku lõpuks, et noh, ta nagu Eestis ei ole nii palju, ma arvan, inimesi, et nad ostaksid mitu tükki neid kuju ka küll. Veel? Küsin ühe küsimuse. Ma olen täheldanud seda, et sa oled hästi puhas mingites asjades, et tehniliselt, kui sa oma videoteoseid teed, et seda on kuidagi alati väga nauditav nagu tarbida, et samas on kas või 2 olulist videod, mis siin on, et kvaliteet käib rämedalt nagu närvidele. Et noh, ma tahaks seda puhtust ka. Et kuidas sa ise tunned seda, et kui sa vaatad, ütleme näiteks võib-olla sellist vanemat generatsiooni, kes on hakanud tegelema video mingi teemaga, näiteks 90. aastate kuskil keskpaigas või lõpupoole, et kas sind ärritab ka just see tehnilisuse pool, et need värisevad käed ja need sitad kaamerad ja see õudne pilt ja... Siin häirivad praegu need õudne tööd? Jah, nad käivad natukene, nad ei ole usutavad. Tehnilise poole? Jah, just. Aga kas usutavus, see ei ole ju tehnikas ju? Minu jaoks on näiteks. See on ju, kuidas see... Kui puhtalt sa nagu asju teed, et ma küsin, ära hakkame sellele vaidlema, et sa küsid pigem nagu seda, et kas sa oled seda nagu märganud või sind kuidagi nagu, või sul ei lähe see korda? Tehniline pool. Jah, et kui puhtalt on need asjad võetud üles, kui hea montaaž on, kuidas asjad kokku võetud, ja nii edasi. Ei, selles mõttes, et muidugi läheb korda ja see on, noh, alati on küsimus eriti, kuna ma teen alati igast asju ka natuke erinevad ja uut moodi nii-öelda, siis on alati jälle see, et kuidas nagu lahendada mingi küsimus jälle ära ja kuna ma ei ole tegelikult ei fotot ega videot üldse õppinud, siis tegelikult see on alati nagu probleem nii-öelda ja kuna mul, noh, nüüd ma ostsin mingi kaamera ja enne mul on mingi kaamerad ka, siis on alati nii, et kus sa laenad, kelle käest või nagu kusagil midagi kaamerat. Ja see periood, kui ma Tõnis Saadlaga tegin 2 näituse projekti koos, kes on nagu ulbedante, kes teeb nagu kõik asjad lihtsalt on no just see filigraansus, et tal lihtsalt kõik asjad on nii läbi mõeldud ja kõik näeb nagu eriti, ma ei tea, ma arvan, et hea ja selline limistatud ja okei välja. Et tema nagu mõjutas mind ka, ma arvan, sellega äkki, et kuidagi asjad võiksid nagu, noh, okeid ja niimoodi ei head välja näha, kuigi ma nagu ei küündi ikkagi, ma arvan, tema selle nagu lõppfilmistuseni. Mis mõnes mõttes on ka see, et mul natukene meeldib see, kui jääb ikkagi mingisugune toorus sisse, sest ma arvan, see minu video puhul, seda oleks saanud nagu 100 korda puhtamalt veel teha, et lihtsalt noh, see kõik see taustal, noh, et seal oleks kõik kaadrid, oleks puhtamad veel, et mingi taustal ei ole müra või midagi sellist ja noh, hästi, noh, teda oleks saanud veel nagu jah, nii-öelda puhtamaks teha. Et sa ikkagi nagu pingutad, et sa ei pannud seda käsikaamerat üles ja siis ega käsikaamera ei olekski seal ka mõjunud, siis see pidi olema nagu reklaamid, siis ma tean nagu umbes, et ma tahan saada väga reklaamilikku ja kuidas, noh, et noh, ma ikkagi nagu töötan mingid osad läbi, aga ma arvan, minu puhul on see, et ma ei lähe kunagi 100% lõpuni, vaid ma jään kusagil seal, et ta jääb natukene võib-olla selline toores, aga mõnes mõttes võib-olla ka värske või midagi sellist nagu, mulle endale võib-olla meeldib. Selles mõttes seda toorust ilmselt ei ole, kui
noh. siis sa nagu petsid nad ära. ei no nende puhul selles mõttes, et jah, oli pigem noh, see idee nagu see, kuidas nagu katta ära üks purk lihtsalt, ma arvan, oli see olulisem, kui see video kvaliteet saab ka. Jaa. Ja nende kahe teise video puhul siis üks oligi konkreetselt kui 90-ndatel esimesse, ma ei tea, maasika korjamise raha eest Soomes osteti need käsikaamerad koduvideo tüüpi, et see ongi, Kai Kail on täpselt see tüüpi nagu meil koduvideo, kes on meil 80-ndatel sündinud, nemad teavad, mis see on koduvideo väga hästi selle kassetikaga või et pannakse statiivi otsa seisma, siis tehakse muusikavideod selle esimene. Ja aga mulle näiteks samas see Kai Kaili video endale kvaliteedi poolest väga just meeldib, et ta on selline niuke ongi nagu vanamoodne ja ta ei ole nagu nii super terav, sest mõnes mõttes häirib nagu ka praeguse aja nagu tehnika poolest, kui läheb kõik need fotokaamerad teevad nii üliteravat pilti, et see näeb nagu kõik asjad näevadki nagu reklaami midagi, kogu see kõik läidib ja kõik on võib-olla liiga nagu ilus. Ja fotot õppinu, ma tean ka, et foto teebki kõik väga ilusaks, et vahest tahakski asjadest siis peab mõtlema, et mida siis teha, et oleks koledam. Ma arvan, et tehniliselt Kai Kaljo videod on 90 videokunstis koos jätkuvasti toomikutöödega, need on kõige nagu puhtamad tööd, sellepärast et Kelomees ja enamus teisi videokunstnikke nad tegelevad sellega, et kasutada ära kõik kaamera ja montaaži võimalused ja tänu sellele näevad need videod kõik tänapäevaks nagu naeruväärsed välja, et on lihtsalt nagu tehnika showcase või mingi sihukest, et sul ei ole, kui sul seda sisu nagu ei ole, pigem tehakse, tegeletakse nagu võimaluse näitamisel. Mis oli eelmisest tulemas sellest samast probleemist, et neil ei olnud ühine kaamera ja nad ei saanud seda pidevalt nagu läbi mängida, pidevalt ennast parandada, vaid nad pidid nagu selle ühe päevaga, mis neil oli, ära tegema kõik, mida üldse võimalik. Ja Kai Kaljo intervjuus on sellest, vaata, ma ei tea, kas oled jõudnud lugeda, ta räägib sellest, kuidas, kes monteeris ja nii edasi. Veel. Aitäh, Flo, et sa tulid Tartusse jälle Spiltsist rääkima. Jaa. Kinni panna. Nad tahavad sulle plaksutada.